Tervist! Mina olen Egerta. Aitäh, et sa oled siin minuga ja aitäh, et sa oled leidnud minu päris uue YouTube'i kanali. Mina olen Egerta ja mina olen pulmakorraldaja. Mina olen loonud sellise personaalbrändi nagu egerta.ee. Osad on teist ehk seda märganud ja teavad, millega ma tegelen, paljud kindlasti mitte. Nüüd olen ma võtnud selle julge sammu ja loonud siis tõesti päris enda YouTube'i kanali, kus mul on plaan hakata tegema igasuguseid põnevaid asju. Las ma siis kõigepealt tutvustangi teile, milleks ma selle YouTube'i kanali lõin. Kuna ma olen pulmakorraldaja ja esimese asjana tahaksin ennast teile tutvustada, siis ongi minu eesmärk selle kanali loomisel see, et räägin teile, mida tähendab pulmakorraldaja töö. Miks on pulmakorraldajat vaja, millised on selle töö eripärad ja miks võib-olla palgata pulmakorraldajat ja kas saaks ka ise hakkama oma pulmade korraldamisega. Teine põhjus, miks ma selle kanali tegin, on selline üldhariv. Kuna ma olen pulmakorraldaja olnud juba 8 aastat, 8 hooaega, siis ma usun, et ma olen sellel alal päris hea tegija. Ja soovin oma teadmisi ja kogutud tarkusi teiega jagada, oma kogemusi teiega jagada. Ehk siis ei salga üldse, et tegelikult jah, üks põhjustest on siin lisaks veel see, et YouTube'i kanali kaudu kindlasti leian ma uusi toredaid pruutpaare, aga need pruutpaarid, kes mind palgata ei soovi või ei saa, nendele ma soovin siin oma kanalil jagada päris tasuta toredaid nõuandeid ja loodan, et sellest on kasu. Ja kolmas oluline põhjus on see, et ma tahan teile tutvustada toredaid Eesti tegijaid, toredaid õhtujuhte, fotograafe, toitlustajaid ja kõiki muid toredaid tegijaid, kes aitavad luua teie jaoks just selle võrratu päeva. Ja mul on siin ees ka üks väike spikker, mida ma vahepeal piilun, et kui ma saan natukene tublimaks ja olen teinud juba umbes 10 videot või 20, et siis ma proovin mitte nii väga spikerdada, aga kuna ma praegu ikkagi endiselt natukene vabistan, siis on mul vaja vahepeal piiluda, mis ma teile tarka rääkida tahtsin. Ehk siis jah, et esimene punkt oligi see, et miks ma selle kanali lõin. Teine on see, et kindlasti tahate teada, millest ma siin siis rääkima hakkan ja et millest hakkavad olema järgmised videod. Esimene saade on minust. Usun, et kui teil on plaan palgata üldse pulmakorraldaja, siis on hästi oluline teada, mida ta varem teinud on, kes ta on, mis talle meeldib, mida ta oskab. Kõik sellised küsimused enamgi veel. Ehk siis jah, esimeses saates ma räägin natukene ka iseendast, et te minuga tuttavaks saaksite. Teises või järgnevates saadetes hakkavad mul olema põnevad külalised. Külaline ise siin minu kõrval ei istu. Muide, lisan kohe siia vahele, et ma asun siin T1 kaubanduskeskuses. Siin kõige kõrgemal korrusel on ilusa vaatega koht, mille nimeks on Panoraama. Saate ka siin oma üritusi korraldada või näiteks praegusel natuke keerulisel ajal, kus sündmused võib-olla võiksid olla väiksemas koosseisus, siis siin tõepoolest saab sellise 20-30 inimesega väga-väga ilusa peo pidada. Nii et soovitan tulla vaatama, et kui mina siia täna tulin, siis ma kõigepealt 15 minutit vaatasin, kui kaunis meie Tallinn on. Nii et jah, et minul hakkavad olema siin külalised, nemad siia ei tule, aga ma olen lahendanud selle väga lihtsalt. Olen poole aasta jooksul umbes kogunud headelt erinevatelt partneritelt vastuseid oma küsimustele. Küsimused olen koostanud selle põhimõttega, et mis võiks siis sulle kui potentsiaalsele kliendile, abiellujale huvi pakkuda. Olen küsinud 5-10 küsimust ühelt tegijalt ja saanud väga-väga põnevad vastused.
Need küsimused ja vastused plaanin ma teile ette lugeda ja lisada sinna siis oma vaate, oma kommentaarid, oma kogemused, mida ma olen oma pulmakorralduse siis karjääri jooksul õppinud, kogenud ja näinud. Ehk siis jah, et tulevad saated erinevatel teemadel, erinevate inimestega ja proovin jääda iga saate puhul, iga video puhul umbes sellisesse 15, maksimum 25 minutit ajaraami, et teil oleks põnev ja huvitav. Nii, ja lisaks siis külalistele proovin ma sinna vahele ka selliseid saateid teha, mis on nii-öelda üldharivad. Ehk siis näiteks, et kuidas peaks käituma üks pulmakülaline pulmas või kui sa oled pulmakülaline ja pulma kutsutud külla, siis tihti ma olen näinud, et inimesed mõtlevad, et nii, mis nüüd selga peaks panema, mida kinkima peaks, kas lilli peaks viima või mitte. Ja kõik muud sellised nõuanded. Näiteks võiks üheks teemaks tulla ka see, et kui sa soovid oma pulma pidada kuskil mujal riigis, näiteks eestlaste jaoks väga armastatud ja populaarne Itaalia. Olen ka seal mõned pulmad korraldanud ja räägin teile siis sellest, mis on eripära, kas pulm Eestis või pulm Itaalias ja millega siis peaks arvestama. Või näiteks üks väga huvitav intrigeeriv teema, ma arvan, on Pinterest. Kas see on pruutide imede maa või see on pruutide õudusunenägu. Et minu pruudid on mulle rääkinud igasuguseid põnevaid lugusid ja ma väga tahaksin neid teiega jagada. Nii et jah, et ütleme, et siis üldine videode idee saab olema see, et kas on külaline, kellelt on põnevad küsimused küsitud, vastused saadud ja mina lisan sinna oma vaatevinkli juurde või siis räägin teile lihtsalt ühel spetsiifilisel teemal, millest millega te võite pulma korraldamisel, pulmapäeval kokku puutuda. Nii. Ja siis nüüd natukene siis täpsemalt minust. Jah, et minu kohta on öeldud, et ja ma olen sellega 100% nõus, et pulmade korraldamine ei ole minu jaoks lihtsalt töö, vaid see on minu jaoks suur kirg. Ma ise arvan ja usun, et muud moodi seda tööd teha ei saakski. Et mul on väga vedanud ja ma olen väga tänulik, et elu on mind toonud siia kohta, kus ma saan teha seda, mis mulle tõeliselt meeldib. Olen pulmi korraldanud 8 aastat, 8 hooaega ja minu portfooliosse kuulub umbes peagi vist peaks saama 130 pulma. Enne kui ma hakkasin pulma korraldajaks, olin ma fotograaf ja umbes 5-6 aastat pulmafotograaf ja kokku olen pildistanud siis umbes 150 pulma. Ütleme jah, nii et ma niimoodi üleöö pulmakorraldajaks ei hakanud, ei oleks vist ka julgenud, et tänu sellele, et ma olin pulmafotograaf, oli mul võimalus näha pulma telgitaguseid, tutvuda kõikide ägedate ja võib-olla mitte nii ägedate tegijatega, saada aru, milline see pulmapäev olla võiks just sellise nagu kõrvaltvaataja pilgu läbi oma fotokaamera ja nägin väga erinevaid pulmi. Kui siis ühel päeval, võtan kohe lonksu jooki, ühel päeval korraldasin iseenda pulmad. See oli 9 aastat tagasi Käsmus Lainela Puhkekülas, mis on siiani mulle väga armas paik. Ja sealt edasi järgmisel suvel korraldasin oma hea sõbranna pulmad Laitse graniitvillas ja nii see lõuepall veerema hakkas, et ühel hooajal saan ma vastu võtta umbes, ütleme, et maksimum 15 pulma ja kõik pulmad korraldan ma ise. Küll on mul väga tore abimeeskond, et sinna kuuluvad minu 2 suurepärast õde, kes on minuga väga paljudes pulmades tänaseks siis kaasas käinud. Minu imetore partner Kerli, partner on ta siis minul sellises ettevõtmises nagu Event Point. Meie korraldame ka erinevaid sündmusi, üritusi, konverentse, mida iganes te vajate ettevõtetele. Saate vaadata eventpoint.ee
ja tõesti, et on ja veel on neid toredaid abilisi, kui vaja peaks minema, aga jah, et tunnen, et kuna see isiklik kontakt pruutpaariga on väga oluline, siis täna olen ma otsustanud nende päeva jah, siiski vaid ainuisikuliselt juhtida ja korraldada. Nii, kus ma siis nüüd jäin? Jah. Olen tõesti jah, siis korraldanud umbes 130 pulma, nendest kuskil 50% võiks öelda, on olnud pruutpaarid, kes ei ela Eestis ja reeglina siis peigmees on mitte eestlane ja nemad on siis otsustanud oma pulmapeo Eestis pidada. Ja see on väga tore, mulle see väga meeldib ja olen tõesti siis korraldanud 3 pulma ka Itaalias, nii et oskan ka selle mõõtme siia juurde tuua. Nii, päris, vaatame nii, mis ma siia veel olen nendest kirjutanud. Jah, et päris oluline ilmselt on ka see, et olen pärjatud ka pulmad.ee keskkonna aastategija tiitliga, sain selle 2016. aastal ja nüüd 2019. aastal olin ka nominentide hulgas pulmakujundaja kategoorias. Jah, et tundub, et minu Eesti Kunstiakadeemias tehtud õpingud ei ole mööda külge maa jooksnud, et tõepoolest pulmi mulle väga meeldib ka kujundada, dekoreerida, aga tänasel hetkel siiski tunnen ma, et selline täiskorraldusteenus on võib-olla see, mida ma ise eelistaksin, küll ja olen ma hästi paindlik oma pruutpaaridega, et kui te soovite, võin pakkuda ka ainult konsultatsiooniteenust, ehk siis natuke nõustada, kuidas see pulmade korraldamine käib, kuni siis tõepoolest täisteenuseni välja, kus ma teen teie eest ära põhimõtteliselt kõik. Teie peate ainult tegema valikud ja pulmapäeval kaunite ja säravate ja armunutena kohale ilmuma. Ehk siis jah, et neid minu teenuseid saate te vaadata minu lehelt egerta.ee. Mul on kavas ka üks eraldi saade teha oma teenustest, et natukene täpsemalt lahti seletada ja kliendi jaoks lihtsamaks teha, et millist teenust nad siis vajaksid või mida üks või teine teenus sisaldab. Aga sellest siis hiljem. Ja jõudsin juba paari sõnaga mainida, et tõepoolest olen õppinud Eesti Kunstiakadeemias ja olen hariduselt kujunduskunstnik. Et ma olen väga rõõmus, et ma saan oma andeid siis ka pulmapeol, pulmapäeval rakendada, aga pulmad ei ole siis minu ainus tegevusala, et minu kodulehelt näete, et lisaks pulma korraldamisele ja sündmuste korraldamisele tegelen ma endiselt jah, tõesti ka fotograafiaga, ei raatsi seda kaamerat käest ära panna ja siis lisaks veel sisekujundusega, mille siis õpingud jah, Eesti Akadeemias ma olen läbinud ja lisaks ka graafiline disain. Ehk siis tõesti, et alates visiitkaartidest kuni suurte postrite, reklaamide ja mille iganes kujundamiseni välja. Nii, ja võib-olla siis siia lõppu natukene ka sellest, et milline ma olen või natukene siis mitte nii väga minu tööst, vaid minust endast, et minul on 2 imepärast last, Alfred ja Gerda Adore. Gerda Adore ongi olnud ka mulle suureks inspiratsiooniks oma ettevõtte loomisel. Olen õnnelikus suhtes ja tunnen, et see, mida ma teha saan, tõepoolest muudab mu väga õnnelikuks inimeseks, et olla ümbritsetud iga päev, peaaegu iga päev armastusest ja tunnetest on tõepoolest väga suur privileeg. Et olen selle eest väga tänulik, et minu tegemisi saate lähemalt vaadata tõepoolest erinevatel sotsiaalmeediakanalitel, et leiate mind Facebookis, leiate mind Instagramis, seal ma olen üsna aktiivne, Pinterestis on oma kanal, nüüd siis ka YouTube'is, ka LinkedInis, ehk siis jah, et kui te tahate rohkem teada
ja vaadata, mida ma siis aastate jooksul teinud olen, siis palun siia video alla lisan ka kõik need lingid, et teil oleks kiire ja hea ligipääs. Nii et jah, selline ma siis olen, üldiselt rõõmsameelne, romantiline hing, armastan väga oma tööd ja iga päev proovin olla millegi eest tänulik ja õnnelik, et asjad just nii on, nagu nad on. Nii et jah, täna on siis algus tehtud YouTube'i kanaliga. Veel kord tänan, et te siin olete ja loodan, et te siia ka jääte ja vaatate minu edaspidiseid saateid, videosid. Nii et suur tänu ja veel, et kui te tunnete, et te tahate mulle midagi öelda, siis palun saatke mulle email egerta@egerta.ee või kirjutage siia video alla kommentaaridesse, millised on teie mõtted, äkki teil on ideid, millest te veel kuulda sooviksite, on teil teemasid, millest te soovite, et ma räägiksin, tahate ise tulla minu saatesse külaliseks, saaksin teiega teha intervjuu, palun, ka see on väga oodatud. Nii et jah, et aitäh ja uute videodeni!